Tere hommikust kõigile. Minu rolliks on tutvustada tööd, mis on saanud paberile ja elektroonilisse faili väga paljude inimeste koostöös ja see on siis vaimse tervise roheline raamat. Mis on roheline raamat? Miks neid tehakse? Me oleme riigisüsteemis harjunud mõtlema strateegiatest ja arengukavadest. Arengukavaga tavaliselt kaasnevad ka konkreetsed rahad. Strateegia täiesti selgelt, me ootame, et strateegia seab konkreetsed eesmärgid, et miks meil siis vaimse tervise roheline raamat ja mille poolest tema eristub strateegiast või arengukavast. Vaimse tervise roheline raamat on nagu laiem poliitikadokument, mis üritab võtta kokku ühte valdkonda tervikuks, kirjeldada selle valdkonna probleeme, hetkeseisundit, probleeme, seada pikemaid suundi ning ühtlasi anda siis sellist tervikülevaadet. Eesti poliitikasüsteemis, Eesti avalikus sektoris need rohelised raamatud on tegelikult üle võetud Inglismaalt ja kus nad tähistavadki sellist esmast mingi sektori, mingi teema kokkuvõtet, teema tõstatust, millest siis edasi saab hakata seadma konkreetsemaid selgeid eesmärke ning nendele ka ressursse planeerima. Ja sellest ka siis meile initsiatiiv, mis nüüd on siis tegelikult juba suhteliselt küpsesse järku jõudnud, ehk et koostada vaimse tervise roheline raamat, mis annab ülevaate tervikuna nii meie põhinäitajatest, Eesti inimeste vaimse tervise seisundi hindamisel, kui ka põhitegevustest, põhisuundadest, mida me saame mõjutada, mida me peaksime mõjutama selleks, et need näitajad paremaks saaksid. Ning üldise eesmärgina siis mõistagi, et me kõik ise saaksime paremini teadvustada, kuidas oma vaimset tervist hoida, aga ka need, kes oma professionaalse tegevuse läbi saavad vaimset tervist mõjutada ning kes nad kõik on, sellest kohe järgmisel slaidil, et nemad teaksid teadvustada, kuidas igapäevategevus vaimset tervist mõjutab ja kuidas nad saaksid oma professionaalse tegevuse kaudu oma kaastöötajaid, oma kliente paremini hoida, aidata. Millest lähtusime, nagu enne juba ütlesin, on eelkõige tervikvaate kujundamine, ehk et ei ole fokusseeritud ühele üksikule elanikkonnarühmale, ühele või mõnele professionaalsele elukutselisele rühmale, vaid üritame anda tervikülevaadet. Ning milline see tervikülevaade siis on? Et esmalt, mis on vaimne tervis? Tervisespetsialistidele meie kuulajaskonnas see ei tule uudisena. Et ma alustaksin korrates Maailma Terviseorganisatsiooni tervise definitsiooni, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni liikmesriikide ehk meie kõigi poolt kokku lepitud organisatsiooni põhikirjas ehk konstitutsioonis. Ning see on siis, et tervis ei ole mitte haiguse puudumine, vaid see on sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu seisund. Ehk et juba aastal 1948, kui maailm oli oluliselt teistsugune, kui stigmasid erinevate haiguste, sealhulgas ka vaimse tervise osas oli oluliselt rohkem, kui seda on praegu, juba siis osati välja tuua ja väärtustada vaimset tervist. Ning kui võtame nüüd selle WHO tervise üldise definitsiooni ning viime selle vaimse tervise peale, siis samuti vaimne tervis ei ole mitte meeleoluhäire või mõne sügavama häire
puudumine, vaid eelkõige vaimne tervis on heaoluseisund, mis võimaldab inimesel maksimaalselt realiseerida enda võimeid, tulla toime pingetega elus, tegutseda tulemuslikult ja anda oma panus ühiskonna ellu. Ehk et tegelikult vaimne tervis on eeldus selleks, et me saame realiseerida ennast, me saame olla täisväärtuslikud pere, kogukonna, ühiskonna liikmed. Ning seetõttu ei saa me ka alustada vaimse tervise hoidmist mitte sellest haigusega või häirega tegelemisest, vaid see kõige olulisem, kõige suurem, kõige laiem tasand on püramiidi all. Püramiid on siis WHO vaimse tervise teenuste mudelist Eesti jaoks adapteeritud, ehk et me peame omama oskusi hoida ennast oma igapäevatöös, oma tööelus, läbi põletamata, hoida oma elus tasakaalus rõõme ja muresid, osata nende muredega, nende stressiolukordadega toime tulla. Stressiolukorrad elus esinevad kogu aeg, me ei saa neid elimineerida, aga me peame omandama oskused nendega toime tulla ennast hoidvalt ja mitte ennast hävitavalt. Need tööriistad on olemas, nii maailmas kui ka meil ning me peame neid julgemalt kasutama. Iga inimest, iga perekonda ümbritseb laiem ring inimesi suguvõsast, kogukonnast ja see on see ring, kust peab tulema järgmine tugi inimesele, kui tal endal või tema perel oskustest või siis oskustest puudu jääb või siis osutubki olukord ühe pere, ühe inimese jaoks üksinda toimetulematuks. Ehk et märkav kogukond, hooliv kogukond, kes suudab hoida. Siia kogukonna hulka ma paigutan ka töökohad ja tööandjad. Ehk et võrdne suhe tööandja ja töövõtja vahel, et töötaja tööle minnes tunneb ennast väärtustatuna, et töötaja ei pea kartma ühepoolse survega siis töösuhte lõppemise ohu ees, et ta teab, et kui ka on praegu majanduslikult rasked ajad, kui on üsna suur määramatus tööelus, et ma ei pea kaotama töökoha või ma ei pea kartma töökoha kaotust, sest on olemas sotsiaalse turvalisuse võrgud, mis aitavad mul igapäevaeluga toime tulla. Järgnevad on kogukonna teenused, kui on juba vaja professionaalsemat abi, aga siiski mitte meditsiinilist abi, vaid toetavat abi. Esmatasandi tervishoid on püramiidi järgmisel tasemel. Me teame, et ajalooliselt oli vaimne tervis siis arstiteaduskonnas, arstide õppes sellest ülejäänud meditsiinist natukene kaugel, et esmatasand on see kiht tervishoius, mis peab omama suuremat ja terviklikumat vaadet inimesele ning just esmatasandil saaksid ja peavadki olema ka vaimse tervise teenused inimesele kergemalt ja paremini kättesaadavad. Seetõttu on meie siis perearstidel ja tervisekeskuste süsteemil põhinevas esmatasandis ka ette nähtud, et võimalused psühholoogide, psühhoterapeutide juurde inimese
suunamiseks ning ka selle rahastamiseks, samuti, et tervisekeskuste juurde tuleksid tööle vaimse tervise õed ning psühholoogid. Järgnevad tasemed on juba siis see, mida kõige klassikalisemas mõttes on varasemalt peetud vaimseks terviseks ehk spetsialiseeritud abi, on ta siis ambulatoorselt või siis ka statsionaarset abi vajavana. Selgelt, et see püramiid päriselus ei ole nii sirgete servadega, nende tasemete vahel ei saagi olla nii sirgeid jooni, nagu lihtsalt ühel siis arvuti abil joonistatud kujundil. Et need abijooned selgelt on tegelikult hajusad. Õigem ehk olekski sedasama püramiidigi näidata hoopiski sellise hajusa värvigraafikana, mitte selgete tasemetena ning eeldab see kõikide tasemete omavahelist koostööd. Rohelises raamatus me seda tervikut üritamegi kirjeldada samasuguste kihtide kaupa, nimetades ära ka peamised ressursivajadused, kes siis vastaval tasemel saaksid inimestele suuremat tuge ja abi pakkuda ning kirjeldame ära oma professionaalsete rühmade arvulised vajadused, et kui palju meil Eestis võiks ja peaks olema kliinilisi psühholooge, kui palju meil Eestis peaks olema psühhiaatreid, sealhulgas lastepsühhiaatreid, kui palju meil Eestis peaks olema vaimse tervise õdesid. Et sellise terviku omamine annab meil ka võimaluse siis põhjendatult argumenteerida vastavate spetsialistide juurde tulemist Eesti tervisesüsteemi. Ning mis sellest poliitikadokumendist, mis staadiumist tema praegu on ja mis temast edasi peab saama. Et see vaimse tervise roheline raamat ei sündinud tühjalt kohalt. Ütlesin juba, et see kirjutati paljude spetsialistide koostöös, aga väga suures osas toetub see roheline raamat juba viimase 15 aasta jooksul peetud aruteludele 2 varasema samalaadse dokumendi koostamisel. See on siis esimeselt 2000. aastate alguses mõttekoda Praxise veetud vaimse tervise poliitika alusdokument, mis oli suur kaasav protsess ning sealt edasi siis pea 10 aastat hiljem, 2013, 14, 15, kui vaimse tervise koalitsioon vedas vaimse tervise strateegia kokkukirjutamist. Nüüd on siis nende 2 varasema protsessi kogemus jällegi täiendatuna võetud kokku dokumenti vaimse tervise roheline raamat. See on juba siis nii-öelda valitsusdokument, mitte valitsusväliste organisatsioonide dokument. Valitsuse avaliku sektori dokumendina oli ta ka ametlikul kooskõlastusringil käesoleva aasta suvel, mil partnerid said veel kord teha omi kommentaare, tähelepanekuid selle dokumendi kohta. Augusti keskpaigas oli see tähtaeg, kus ametlikult me ootasime tagasisidet, aga peale seda väga erakorralist kevadet ja suve täiesti arusaadavalt me kõik taastasime oma igapäeva toimimist suvel, et meile tuli tagasisidet ka veel hilisematel nädalatel. Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna inimesed Kätli Mikiveri juhtimisel praegu võtavad siis seda tagasisidet arvesse, teevad täiendusi dokumenti.
Me soovime veel ka teha uue seminari või ümarlaua, et dokumendile kõik koos ühiselt pilku peale heita. Kas see toimub füüsiliselt kokku tulles või virtuaalteel, ei oska praegu öelda, aga lähima 3 nädala jooksul sooviksime seda teha. Ning sellele järgnevalt esitab Sotsiaalministeerium vaimse tervise rohelise raamatu Vabariigi Valitsusele aruteluks ning siis sealt edasi saame me juba oodata, millised prioriteedid valib selles dokumendis esitatud suundadest valitsus ning milliseid eesmärke saame seada ning milliseid ressursse küsida nende või planeerida nende eesmärkide saavutamiseks. Sellega kasutan võimalust, et tänada kõiki panustajaid, neid, kes ei ole veel seda dokumenti lugenud, kutsun üles dokumenti lugema ja soovin meile kõikidele võimalikult turvalist, tervist hoidvat, vaimset tervist hoidvat sügistalve. Aitäh! Suur aitäh Maris Jesse. Me siit liigume edasi, ma vaatan, kas meil on mõni küsimus, aga tundub, et praegusel hetkel chati ruumis inimesed ei ole väga aktiivsed meil olnud, aga väga meeldiv, suur aitäh ja siis oleme terved. Püsime terved.